investeerimisjutud. And action! Halloo, Pürs kuuleb. Tere head investeerimishuvilised. Te kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimisalast podcasti Investeerimisjutud. Täna on 12. mai, minu nimi on Tarmo Tanias ja nagu enamasti siin stuudios on olnud, mul on hea meel enda vastast tutvustada ja saate nii-öelda käima tõmmata Meelis Maasik, tere! Ja, tervist Tarmo ja tervist kõik kuulajad, et investeerimisjutud on tagasi. Ja nagu te nii-öelda terasema kõrvaga ilmselt juba said aru, et reisiga tulevad igasugused asjad nii-öelda kaasavara kaasa, et ma olen suutnud oma hääle natuke ära kaotada, aga loodame, et on ikkagi nagu aru saada. Aga mis me siis Meelis täna räägime, et panin tänase saate pealkirjaks 2 kanget Omahas, et keskenduma enamasti siis tänases saates sellele, et kuidas me sinna läksime, mis me seal tegime, mis me seal kuulsime ja loomulikult me siis püüame rääkida, et kuidas lahtiste silmadega investor võiks nagu raha juurde teenida lihtsa vaevaga ja siis ka lõpus siis vastame nagu ka küsimustele, aga võib-olla ma seekord, kui me nüüd Omaha lainele vaikselt suundume, siis meil on tulnud ka küsimusi, et ühe küsimuse siis võtan nagu saate alustuseks, et Kristi on küsinud, et kirjutanud meile, et ootab huviga meie vahetud muljed ja peegeldusi Berkshire Hathaway aktsionäride üldkoosolekult, aga temal on siis väga hea küsimus, et kuidas siis Suur Peeter ja meie üldse sinna koosolekule saime, et selleks just, et kas siis ütleme kõik investorid, kellel on siis kontol Berkshire Hathaway aktsiad, kas siis saadetakse otse kutse ja lihtsalt lähedki, et päris nii lihtne ei ole, et tõesti jah, et kui sa nagu aktsionär, need aktsionäride koosolekud tahad minna, siis sul peab vähemalt üks aktsia olema. Ütleme niimoodi, et kui me räägiks nagu A-aktsiast, siis ma arvan Eestis väga vähe investorid sinna üldse kohale saaks, et see ühe aktsia väärtus on ju seal $800,000 enam-vähem, see B-aktsia on nüüd natuke üle $500, meil mõlemal Meelisega reaalselt need aktsiad olid olemas, aga et sinna saada, siis sa pead endale nii-öelda nagu kutse ka välja ajama ja seal on nagu erinevad kanalid, mille kaudu saab, et üks asi on, et põhimõtteliselt kirjutad otse Berkshire Hathaway'le ja siis nad kontrollivad, et selle aktsionärid saadavad sulle. Üks variant on eBay kaudu nagu osta, seal on ka sellised, väga palju on sellised liba nii-öelda variante, kus küsitakse liiga palju raha selle eest, aga ütleme siis kuulajatele ära, et see kutse iseenesest ei maksa väga palju, see maksab $5 tegelikult. Aga kuna me tellisime selle Eestisse, siis postikulu on, et me 2 peale kokku maksime €32 selle eest, et põhimõtteliselt, kus siis €10 ja €11 tuli see postikulu on ju. Ja tegelikult need, ütleme, sa ei pea üldse olema reaalselt ka aktsionär, et sa võid näiteks eBayst nii-öelda osta lihtsalt selle aktsionäride koosoleku kutse. eBayst nad müüvad natuke kallimalt on ju ja kui sul see nii-öelda pilet on nagu olemas, et siis sa lähedki sinna koha peale, et see on nagu siuke suur üritus lihtsalt. Lähed nagu rock-kontserdile. Jah, et keegi seal koha peal enam ei hakka kontrollima, et kas oled aktsionär või mitte. Kui nad hakkas kontrollima, siis nad ei jõuakski sinna sisse. Ja, nii et aga seal oli ka küsimus, et kui oleks nagu Swedi kontol hoidnud, et kas oleks siis ka nagu saanud selle pilet, et põhimõtteliselt oleks, aga näiteks kui Swedi kontol oleks olnud need aktsiad, et siis te peaksite panka selle sooviga pöörduma ja andma teada, et te soovite Berkshire Hathaway aktsionäride koosolekule minna ja siis pank teeb selle taotluse. Mis meil veel reisist õppetunnine meelde jäi? Meelis läks käsipagasiga, mina võtsin natuke suurema kohvri ka kaasa. Meelis ütles mulle juba alguses, et ära suurt kohvrit võtta, et vajadusel võime sealt koha pealt osta. Pagan, Meelisel oli õigus, et juhtus see, et selgus, et kohalikul lennul tuleb uus check-in teha, et pidime siis Chicagos võtma oma kohvri, kus oli ka järjekord, kuna eelmine lend natuke nagu hilines ja jäime ikkagi väga paar minutit, et me üldse Omaha lennule nagu peale saime, et lihtsam on Ameerikasse minna, et suurt kohvrit ei võta, et kui tahate midagi osta, siis ostke pigem see kohver sealt.
Jah, et eks see kõik see lisapagasi võtmine on iseenesest kallis lõbu, seal ühe otsa eest läheb maksta tüüpiliselt mingi 30 kuni 50 eurot, nii et lihtsam on sealt koha pealt osta sama hinnaga uus kohver ja tagasi tulles siis selle kohvriga tagasi tulla. Aga jah, et selles suhtes jah, need lennujaamadel jah, see natuke üle tunni aja nagu sihukest pausi tõesti liiga vähe. Oli liiga vähe ja tund 15 oli meil umbes. Ja mõned need pausid olidki sellised, et sa jooksid lennukist lennukisse, et sa ei jõudnudki vahepeal isegi tualetti minna selle vahemaandumist. Ja kokku me lendasime 13 tundi natuke peale on ju, 3 lennuga. Jah, Tallinn, Frankfurt, Chicago, Omaha, aga vaadates seda Omaha lennujaama muidugi see on üsna väike, et võrreldes Tallinnaga, et kuigi see Omaha on umbes sama suur kui Tallinn, siis lennujaama järgi saab aru, et Tallinn on ikkagist oluliselt kõvem linn nagu oma arengu poolest. Omaha lennujaam on nagu mingi ma ei tea, kuur või selline putka on ja põhimõtteliselt nagu Eesti Põlva mingi siuke. No enam-vähem jah, et sa nagu ühest otsast näed kohe teise, ma arvan, see oli võib-olla üldse 60 meetrit pikk on. Jah, et eks see võib-olla näitabki seda, et see Omaha on ju, Nebraskas on kuskil Kesk-Ameerikas, et sinna loogilist võttes ükski nagu turist sinna niisama ei satu, et ilmselt see Berkshire Hathaway koosolek ongi selle Omaha aastasündmus ikkagist, kus üle maailma tulevad inimesed kokku kord aastas ja siis on see linn nii-öelda üle koormatud natuke. Aga mis silma muidugi hakkas, et ma pole nagu näinud, et ma lähen nagu lennujaama ja see oleks investeerimisalased raamatud on ju, et kohe ütleme seal Buffett on ju, Charlie Munger kohe vaatasid vastu. Jaa, ma panin tähele, et kui sinna minnes see raamaturiiul oli täis. Pärast oli tühi. Ja siis pärast tagasi tulles oli ainult 2 raamatut ja need võeti ka veel ära, nii et kõik inimesed rabasid lennuks endale raamatut kaasa ja lugesid Buffetti teooriaid seal. Aga jõudsime siis kenasti kohale, kui me Omahast räägime, tõesti seal on natuke vähem kui 500 000 inimest, aga kui sa nagu lennukilt nagu maandud, sa näed, on ju, ta meenutab väga nagu Eestit, ainuke asi, mis mõtleme oma maastiku poolest ja ilma poolest ka, kuigi seal täna oli nagu soojem, aga ainuke asi, mis võib-olla eristub, on teed on suured ja laiad. Ja mõne taksojuhiga seal rääkisime, et tõesti see kõik see loodus on väga sarnane nagu Eestil ja võib-olla seal on äkki see suveperiood on natukene pikem, kuna seal oli umbes siuke Eesti jaanipäev juba, siuke 20 kraadi, päike terav on ja, et said ikka lühikeste riietega nagu ringi käia. Aga ilm oli ka siuke väga-väga eitlik, et ikkagist väga-väga tihti üle päeva seal sadas vihma öösel ladistas, et siuke ilm on seal. Aga kui nüüd rääkida sellest põhiüritusest on ju, et me põhimõtteliselt käisime seal 4 ööd kohal on ju ja ütleme üks päev, kui see aktsionäride koosolek oli laupäeval, siis päev varem meil õnnestus sinuga käia ka ju Kaispeeri, ütleme siis natuke nagu erakutsetel väiksemal üritusel, kus oli umbes 300 investorit või natuke peale ja ma siis nägin esimest korda elus umbes 10 meetri kauguselt ka miljardäri, et Moonis Babrai ise rääkis seal ja tema tütar rääkis palju ja siis väga huvitav idee oli, kus ta tutvustas, et ostke siis India börsi aktsiat, aga et kuna see nüüd avalikult kaubeldav ei ole, siis natuke nagu alt õlma tema käest saaks ainult seda. see oli täiesti huvitav investeerimissoovitus, nagu et jah, OTC said läbi tema nagu osta India alternatiivbörsi aktsiaid. Jah, aga seal oli palju räägiti loomulikult sellest, et kuna see väärtusinvesteerimine suunatud konverents oli, et kui oluline see on Buffetti lähenemisnurk ja edasi, aga seal ega need esinejad oli päris palju, et enamus üle veerand tunni nagu rääkida ei saanud ja rääkisid siis oma turuvaadetest ja nii edasi. Jah, ja lihtsalt see Kai Spears oli lihtsalt selle päeva moderaator, et tema nagu otseselt ühtegi ettekannet ei teenudki, et jah, siuke huvitav oli kuulata, aga samas nagu otseselt midagi väga huvitavat nagu kõrva taha panna ei saanudki. Just seda, et kui me mõtleme meelest selle peale, et kas me saime midagi sellist teada, mida me varem ei teadnud, siis niimoodi seda mitte on ju, aga pigem ütleme siis see nagu
üldarendav silmapilgi laiendav üritus kindlasti. Aga päev hiljem siis, põhiüritus on ju, läksime küll sinuga enda arvates natuke nagu varem, hakkasime kohale minema, see aktsionäri koosolek hakkas ju päris vara, kell 8 hommikul juba kohaliku aja järgi. Mis esimesena silma torkas muidugi, et taksod said äkki otsa, et pidi natuke kauem nagu ootama ja siis kui kohale jõudsime, siis see sai küll mitmest kohast nagu mitmest koridorist, aga järjekorrad olid ikka meeletud ja lisaks see ka, et seal toimus turvakontroll, puistamine, oma nii-öelda veepudeliga sisse ei saanud. See oli veel eriti tore, et hotell, kus me viibisime, oli hästi kena, pani siis nagu puuviljad ja joogi nagu kaasa aktsionäride koosolekul ja jõudsime turvaväravasse, pidime viskama prügikasti. Jah, kahjuks küll. Et jah, seal inimesi oli kogunenud päris palju, et see saal seal sisuliselt Eesti mõistest on nagu see Saku Suurhall oli selline suur areena. 3 korda suurem. Jah, kuskil 20 000 inimest väidetavalt mahutas ja me saime, ma ei tea, umbes enne 8, võib-olla paarkümmend minutit sinna sisse, et siis selleks ajaks juba nii-öelda kohad olid täis, ainuke nagu vaba ala oli siis nii-öelda Buffetti selja taga olevad tribüünid ja ma ei tea, mingi 20 minutit hiljem ka need olid täiesti fulli täis, nii et inimesed seisid ikkagist nagu seal areenal juba püsti ja ootasid Buffettit ja neid esinejaid. Lõppkogudes me saime päris hea koha peal ikkagi. Jah, et nägime ikka enda silmaga Buffettit ja seal oli ikka suured ekraanid nagu valmis pandud, et tõesti tunne oli selline, et me oleme seal kuskil Beyoncé kontserdil on ju, et saal on rahvast täis, aga Beyoncé asemel on nii-öelda lihtsalt 2-3 inimest, kes istuvad laua taga, mingit trummi passi ei ole on ju, ja lihtsalt on mikrofonid ja hakkavad siis nii-öelda rääkima rahvale ja rahvas siis sai esitada küsimusi. Põhiline, mis silma hakkas muidugi laua peal oli Coca-Cola. Ja 2 tükki isegi, et midagi ta selle krõbistas, aga kuidas sulle tundub Buffett ise on ju, et hästi tundub siuke väike, kaugelt oli näha, et kuidas tal tervis tundus? Algus tundus, et ääl oli kähe natuke nagu minul praegu. Nii-öelda, kui ta mida rohkem rääkis, siis läks paremaks, aga kui me räägime nagu mõistusest, siis nagu malemängija, väga-väga terav, tegi väga palju nalja, mis rahvast nagu kaasa haaras, aga füüsiselt, eks on ju ikkagi näha, et kui sul nagu augustis saad 95, siis ju kuskilt otsast see nagu mõju avaldab, et ta on nagu kõndimisega natuke on raskusi ja nii edasi, aga jah, nii-öelda investori mõttes, aju mõttes suurepärane. Jah, mõtlen ise seda ka, et tore oli kõik seal koha peal nagu olla, et kui keegi küsib, kas on mingi hull eelis, et tegelikult seda sama asja nagu kantakse üle ka laivis, kus saad nii-öelda arvuti tagant vaadata, et tõenäoliselt arvuti taga sa suudad isegi rohkem nii-öelda tähelepanu pühenduda, millele ta räägib, kuna koha peal on ikkagist väga palju sagimist, müra. See on see, et ja osad ei kuula nagu mõttega kaasa, nad räägivad selle pigem omavahel ja ei keskendu, et tõesti arvuti kaudu saad keskenduda rohkem. Jah, et ja ütleme võrreldes mingi kontserdiga, siis saad aru, et see koha peal viibimine ongi tõenäoliselt ägedam, kõik need helid, muusika, rütmid, värgid, et aga seal on siuke lihtsalt kõne on ju, et seda võib täitsa nagu läbi arvuti ka kuulata. Lihtsalt jah, olla füüsiliselt kohal, näha sisu, et meie jaoks viimast korda Buffettit elusast peast ja mitte ainult Buffettit on ju, et seal oli ka ju Apple'i juht, põhimõtteliselt kohe VIPide esireas ja Buffett alustas kohe ühe selline mahlakama näitega, kus ta siis põhimõtteliselt tänas Apple'i juhti ja ütles, et Apple'i juht on temale siis kogu siis tema selle 60-aastase, kui ta siis tegevjuht on olnud aja jooksul teeninud rohkem kasumit kui tema kogu ajaga siis teiste investeeringutega kokku. Ja see on kõva, ma vaatasin järgi ka, et sisuliselt Buffett või see Berkshire Hathaway investeeris Apple'isse 2016 aastal ligi $12 miljardit ja 9 aastat hiljem on kasum selle investeeringu pealt $143 miljardit, et sisuliselt Apple on tootnud Berkshire'ile 12 korda
tootlust 12x on ju. Ja kui sa vaatad, kuidas see Berkshire Hathaway aksel üldse nagu viimase, ütleme alates 1965 läinud on, et siis keskmine aktsiatootlus on 19,8%, võrreldes S&P 500-ga, mis on umbes 9,9%, et toome, see on päris suur vahe, et kuna see on, see on nii-öelda see liitintressi mõju on ju, et sisuliselt, kui see oleks nagu $1000 investeerinud 1965 aastal, siis täna oleks selle investeeringu lõppsumma olnud 40 miljonit versus S&P sama näite puhul 275 000 nagu, et jah, see on see liitintressi mõju nii-öelda. Sul oli Meelis mingi päris hea võrdlus ka, et Buffett pole ju eluaeg miljardär olnud, et kuidas ta siis ütleme erinevates vanusetappides oma jõukusega liikunud on? Keegi oli selle Twitteris tõesti sükse Buffetti kronoloogia kokku pannud, et kuidas tal see varandus on tekkinud, et ma ei hakka siin kõik aastad välja tooma, seal olid alates 21. eluaastast ja iga 5 aasta tagune tsükkel, aga ütleme, lähme aastasse 1951, millal Buffett oli 21 aastane, siis ta töötas tegelikult stockbrokerina oma isa ettevõttes ja siin on välja toodud, et arvestades tänast dollari nii-öelda väärtust, siis 21 aastaselt oli Buffetti net worth juba $210 000, nii et tegelikult nii noorest east oli ta juba päris palju saavutanud. No kui sa 11 aastaselt pihta hakkasid, siis jah. Ja kui ta ülikooli läks, siis tal tekkisid selle niisugused investeerimissuhted oma mentoriga Benjamin Granhamiga, kes on ka selle investeerimisraamatu teinud maailmakuulsa on ja peale seda tegelikult tal hakkas veelgi paremini minema ja 31. eluaastaks sai Buffettist tegelikult dollari miljonär, arvestades nagu tänast valuuta dollari nagu seda kurssi. Et siis 1966, millal Buffett oli 36 aastane, et siis sai ta ka osaluse on ju Berkshire'is ja tema see net worth tõusis kuskil 53 miljoni dollarine tänases vääringus on ju ja Buffett saigi nagu sükse enamusosaluse seal Berkshire'ist ja tegelikult seal aeg lendas on ju ja 1981 kuni Buffett sai 51 aastaseks, siis selleks hetkeks oli Buffettist saanud ka miljardär, et kus Berkshire Hathaway aktsiapositsioon ja see osalus seal ettevõttes oli jõudnud 1 miljardini, et ühesõnaga 50-selt on ju, ja sealt hakkas see siuke plahvatuslik kasv pihta, kus 1986 aastal Buffett oli 56 aastane, siis oli juba tema see net worth tõusnud nii-öelda juba 4 miljardile. Ja praegu on siis? Ja tänaseks Buffett on 94 aastane ja tema net worth on 168 miljardit umbes. Et ütleme jah, korra veel nagu tagasi minnes, et seal 56 kuni 66 eluaastani seal oli tema net worth tõusis nagu 10 aastaga 10 korda. Ja 2016, millal ta investeeris Apple'isse, et siis tema net worth oli selle investeeringu hetkel 80 miljardit, siis ta oli 86 aastane, nii et siin jällegi on nagu tuublisse visanud, et ja mis on nagu huvitav on see, et ma vaatasin, kasutasin tehisintellekti abi, et me kõik teame, et vaata Buffett on teeninud $100,000 aastas. Ja palgana nagu. Palgana nii-öelda, et siis mul hakkas huvitama, et kaua sellist palka on talle makstud või kust see tuleb, et siis tehisintellekt suutis välja selle info otsida ja selline palk on olnud tal aastast 1980. Ja mõtle, kuidas raha ostujõud oli kukkunud.
jah, et noh, sisuliselt 44 aastat muutumatuna, et kindlasti seal 80-ndad, 90-ndad, 2000, see 100 000 oli väga märkimisväärne summa, noh aastas on ju. Aga ma ütleks, et tänapäeval, see 100 000 USA-s, noh ta jääb vist, ma ei tea, alla keskmist on kindlasti piiri peal, et ja huvitav on see, et ta ei ole nagu kunagi mingi aktsiaoptsioone või osalust nagu saanud, et ta on nagu viimased just 45 aastat elanud selle 100 000-lise aastapalga, et sisuliselt ta ei olegi nii-öelda enda sellist miljonäri või miljardäri elustiili noh, üldse nagu ära kasutanud. Noh, ta on olnud samas majas 67 aastat, nagu sa nalja tegid, et endiselt vaatab kineskoobiga televiisorist CNN-i. No see muidugi nali on ju, aga ta elab, mis on selle jutu mõte, et ta elab väga tagasihoidlikult. Jah, et sisuliselt ma arvan, et tal mingi neto kuu sissetulek, mis ta saab, on niisugune $7,000–8,000. Pigem isegi vähe, kui sa võtad maksud maha, võib-olla kuus. Jah, võib-olla kuus isegi. Tõesti, et ja ta ei ole ju ühtegi, ta ei ole kunagi Berkshire Hathaway aktsiaid müünud enda positsioon, et see on nagu kogu aeg nii-öelda nagu väärtust kasvatanud, küll Berkshire Hathaway nii-öelda see osalus vist on aastatega tasapisi lahjemaks läinud, seal on nagu ilmselt investoreid juurde tulnud ja tema osalus nagu väiksemaks läinud, et jah, tagasi vaadates, et sihuke compounding efekt, et sisuliselt 99% varadest teenis ta peale 50. eluaastat nagu, et mis on nagu väga-väga märkimisväärselt väärne, et noh, sisuliselt, et oli juba seal noh, 60-ndatel oleks võinud nagu, või ütleme 60-aastaselt oleks võinud nagu exitida on ju pensionile minna, et tal nagu varandust oli küll ja küll seal 3 miljardit umbes selleks ajaks, et noh, oleks selle kas või Berkshire Hathaway'sse alles jätnud ja läinud nii Kariibidel nii-öelda puhkama, aga ta ei teinud seda, et see näitab, et tal on noh, mingisugune siht silme ees ja tegelikult see raha ja see ei ole nagu oluline on ju tema jaoks. See on üks asi ja ta on tänaseks ju välja öelnud, et noh, see skeem on ju välja mõeldud, mis sellest rahast saab, kui teda ühe hetkel ei ole, on ju, siin 20 aasta jooksul jagatakse põhimõtteliselt heategevuseks laiali. Noh, üks taksojuht oli meil ka seal hästi jutukas, näitas ju neid erinevad hooned, alates erinevatest meditsiiniasutustest, haridusasutustest, noh, mis on kõik põhimõtteliselt ju Buffetti rahadega mahas ehitatud, on ju. Ja noh, ütleme Bill Gates ka on siis nagu öelnud, et 20 aasta pärast ta ka siis enamus nagu jagab laiali, aga mis siis Buffetti üks selline lause oli, mis ta ka ütles nagu aktsionäride koosolekul, et investeerimise puhul kõige olulisem on turul oldud aeg ja noh, me jõuame samasse kohta, nagu sa Meelis ütlesidki, et enamus on siis teenitud, kui ta oli 50 aastat ja vanem on ju, ehk ühesõnaga võib-olla nooremad investorid liiga palju neid turge jälgivad, kui sa liiga palju jälgid, siis võib-olla närvid ei pea nii hästi vastu, kui närvid hakkavad käest ära minema, siis läheb võib-olla tervis käest ära, et turul oldud aeg on kõige olulisem, aga noh, ütleme seal aktsionäride koosolekul see kestis kokku tegelikult 4,5 tundi, noh kõigepealt siis 2,5 tundi, siis pool tundi vahet, no ütleme siis see küsimustele vastab, pärast oli nagu põhiarutused veel, aga no ütle ise, sa oled 94 aastane, sa vastad 4,5 tundi küsimustele ja no eelnevatel aastatel oled vastanud paar tundi veel kauem on ju. Ja lugesin need küsimused ära, need oli vist 33 tükki, et küsimust saada, kahjuks investeerimisjutudel ei õnnestunud tema käest midagi küsida, kuigi oleks tahtnud, aga need küsimusi oli seinast seina üle maailma, noortelt ja vanematelt, võib-olla mis mulle silma jäi kõige, no kas nüüd naljakam, aga kummalisem küsimus oli Mongooliast, kus siis küsiti Buffetti käest, et miks Buffett Mongooliasse ei investeeri. Ja no vastus oli hea, nagu Buffettile ikka, et noh, et talle ei meeldi investeerida turgudele, kus on liiga kõrge inflatsioon või ütleme, mis on siis poliitiliselt ebastabiilsemad või kus on ka likviidsus nagu kehvem ja ta kiitis Jaapanit minu jaoks noh, päris üllatavalt on ja noh, rääkis siis oma viimastest ostudest ja ütles seda ka, et ta oleks nagu õnnelikum, kui firma kontol oleks 50 miljardit vaba raha, mitte 347 miljardit, noh, ütleme viimase kvartaliga seda vaba raha on ju veel juurde tulnud ja noh, ju ta siis ei näe nagu väga soodsat ostukohti USA-s praegu. Jah, ta nagu, mis mul silma jäi,
ta ütleski selle rahahunniku kohta nii, et nad oleksid valmis tegelikult täna ära investeerima 100 miljardit umbes sellest vabast rahast, et lihtsalt oleks neid võimalusi. Aga mis võib-olla ta veel rõhutas just selle uue juhi kohta, et see Berkshire nii-öelda see tänane edu ei ole siiski nii-öelda ainult tema edu, et see on ikkagist nagu inimeste koostöö. Tema on need inimesed sinna valinud suuresti. Ja see on nagu kultuur ja distsipliin, nagu, millele nad pühenduvad ja rahustas nagu investorid ka, et kui tema ära läheb, et see kõik see kultuur ja distsipliin ja need inimesed ei lähe nagu ei kao kuskile, et see on nagu sisse juurdunud sinna. Ta ütles ju seda ka, et ta läheb küll nagu tegevjuhi kohalt selle aasta lõpus minema, aga ta jääb firmaga seotuks, ütleme läbi erinevate projektide ja ausalt öeldes ma ei kujutaks teda ette ka, et ta läheks siis nagu koju, ütleme midagi nagu väga teha ei ole, tahaks ikka, eks ta jälgib nagu finantsturge ju endiselt on ju, siis ta saab nagu kaasa mõelda nii palju, kui siis soov on ju. Jah, vaata ta ütles ka seda, et ta siiamaani loeb iga päev 5 tundi erinevaid bilansse, aasta aruandeid on ju, ja ilmselt see hoiabki teda nii-öelda teravana. Aga võib-olla enne Meelis rääkisime enne saadet, et võib-olla kui inimesed hakkavad 60-ni jõudma, siis enne seda peaks bilansi lugemise selgeks tegema, et siis pensioni eas oleks aega bilanssi lugeda, et siis aju püsib värskemana. Ja, et tõesti, et kui te ikkagist soovite kaua elada, siis oska endale printer ja hakkake iga kvartal seal kõvasti aastaaruandeid välja printima, et neid lugema, et tundub, et see hoiabki nii-öelda sul aju teravana ja nii-öelda sa tekitad endale elus nagu mingisuguse missiooni, mille poole sa püüdled ja lisaks võib-olla Buffetti, võib-olla see miinus ongi see, et vaata, ta ei ole kunagi siuke spordipoiss olnud, et tõenäoliselt ta jalutamas on ikkagi käinud, on ju, natuke füüsiliselt liigutanud ennast, aga ta ilmselt, me oleme kuulnud, on ju, kuidas ta McDonaldsis käib ja Coca-Colat kogu aeg tarbis, et see on, ei ole nagu kuidagi halvasti otseselt mõjunud, kui sul ajutegevus nagu nõuab siukest suhkrut ja siukest kütust nii-öelda. Et nii, et jah. Aga lihtsalt tagantjärgi vaatele natuke rohkem sporti oleks võib-olla mõjunud täna paremini, on ju? Jah, et siis ta lihtsalt see füüsiline vorm, mis täna ongi võib-olla probleem, et kehal on nagu jõud otsas, kuigi aju võiks veel vabalt siin 5 aastat veel edasi panna, et kuskil see füüsiline piir lihtsalt tuleb ette. Aga mis ta veel selle raha kohta nagu ütles, et nad ei ole nagu selle investeerimisega väga kiirustanud, sellepärast et varem või hiljem head diilid nii-öelda tulevad nendeni, et nad ise ei tahaks need sellised diile kogu aeg nagu taga ajada ja tegelikult kui me vaatame, eks nad on maha maganud ka sellised flash crash'id. See viimane langus, mis meil siin oli. Viimane langus, COVID näiteks on ja 2022 nad ka eriti vist midagi ei teinud, natuke siit-sealt on ja et nad ootavad nagu siukest täiesti maailma lõppu stsenaariumit, et siis nagu teha endale need kõige paremad investeeringud ja kus siis tullakse nende juurde ja ta selle cash'i kohta ikka just ütles, et see ongi strateegiline positsioon ka neil, et nad ilmselt kunagi seda kogu summat ära ei pane, aga 100 miljardit nad on valmis panema ja ta tõi nagu ühe huvitava näite ka, et kui ta ostis selle Coca-Cola 1988 aastal ka siukse kriisi ajal, et siis tänaseks Berkshire Hathaway saab 700 miljonit dividend aastas, mis teeb nagu 57% dividend yieldi. Tema ostuhinnast. Jah, tema ostuhinnast. Et raske öelda, kas üksi diile nagu, alati on võimalus, et see tuleb, on ju, siin aeg-ajalt, siin nagu see ma võin tuua selle Merko näite, isikliku näitena Eestist on ju, et ostsin Merkot aastal 2009 natuke alla 2 euro ja Merko maksis siis dividendi 1,3 eurot on ju, yield on ju umbes sama ju. Jah, aga eks siin, kui vaadata lihtsalt süksi kõige rikkamaid maailma inimesi vaata, siis tegelikult ega neil see raha ei mängigi nagu mingit see rolli. Pole nagu põhieesmärk. Ei ole jah, vaadates näiteks Bill Gates on ju, kui 70-ndatele ta oleks saanud Microsofti maha müüa seal $10 miljoni eest on ju, mis oli toona väga suur summa on ju, oleks läinud
pensionärile või pensionile, ta ei teinud seda, samamoodi Mark Zuckerberg on ju, kes oli 19-aastane, kui Zoom see Yahoo pakkus 1 miljard Facebooki eest, et ta oleks siin nagu maha müüa, noor poiss on ju, aga ei, tal on, neil paratamatult on oma missioon, oma eesmärk, nad tahavad mingisuguse toote välja arendada, on ju, ja siis, kui sa teed seda hästi, teed seda pikalt, siis täna ongi need kõik need market value'd on nagu mitmesajakordseks nagu ajaga kasvanud, et tõenäoliselt tegelikult on ju nii, et ma arvan, et ei ole väga suurt vahet, kas sul on 20 miljonit net worth või sul on nagu 200 miljardit net worth, et sa ei suuda seda tarbida, et sulle ilmselt piisab, kui sul on üks maja, paar suvilat, mõned autod on ju, ja siis tegelikult on piir ees on ju, et siis ei ole enam vahet, et kas on 1 miljard sul kontol või 200 miljonit, et ütleme selle ürituse kõige emotsionaalsem hetk saabus nagu lõpus, et ma vaatasin, et umbes pool tundi enne siis lõppu osad noored rahutumalt läksid juba minema, ma ei tea, kas nad ei viitsinud siis süveneda, minu jaoks oli küll väga põnev, aga kui ta siis viimase küsimuse võttis ja ütles siis, et rohkem küsimusi ei võta, et aeg saab täis, siis ta siis mainis ka, et ta siis nagu tegi otsuse, et ta lahkub ja Greg Abel võtab siis üle, noor poiss või mees, 62-aastane, peab siis ennast tõestama hakkama, veerand sajandit seal töötanud ja sellele siis järgnes 2 sellist ütleme korda, kus siis inimesed tõusid püsti seistes plaksutasid, ovatsioonid olid suured, osad ka nutsid päris palju, mõtle ise, kui palju inimesi ta miljonäriks on teinud on kogu selle aja jooksul ja nüüd see iidol nagu lahkub ja ütleme, see viimane aplaus oli nagu eriti pikk ja siis lõpus, kui see aplaus nagu vaibus, siis Pahvet temale omaselt tegi viimase nalja, et ei saagi nüüd aru, et kuidas seda aplausi võtta, et kas see on nagu tunnustus või inimestel on hea meel, et ta lahkub. jah, ma vaatasin ise ka, et siuke hea joke, aga ega ei saanud kohe Oinar, kas see positiivne või negatiivne. Tegelikult oli ikkagi austusavaldus selgelt. Ja, et absoluutselt, et inimesed tõus püsti, tegid nii-öelda selle respekt, austuse tema ees ära, et ta on nagu nii pikalt seda teinud, ta on ikkagist maailma kõige legendaarsem investor on ju, et kes nüüd võtab aja maha, et siis ta tõusis püsti ja ütles, et aitäh, et tulite ja läinud ta oligi. Jah, et ja võib-olla seal tuligi see keegi turvamees ja aitas teda natuke püsti, et aga ta kõndis täitsa omal jalul seal ikkagist ära, aga see huvitav on jah, see Greg Abel, kes on nii-öelda see uus juht, et jah, noorpoiss küll, aga samast on seal Berkshire Hathaway's tegelikult töötanud 25 aastat ja ma vaatasin korraga sisse, et kus ta see karjäär nagu alguse sai, et siis ta 1992 aastal töötas Gull Energy's. Ta on üldse ju Kanadast pärit, et Montrealist on. Ja ilmselt tuli sinna USA-sse tööle ja tegelikult seal samas Gull Energy's ta töötas ennast üles ja 6 aastat hiljem sai temast selle Gull Energy ettevõtte juht ja kuniks aastani seal 1999 siis tuli Berkshire ja ostis sellest Gull Energy'st nii-öelda enamusosaluse ja see Greg jäi sinna nii-öelda ettevõtte juhiks ja kui hiljem seal 2014 muudeti selle energiaettevõtte nimi nagu Berkshire Hathaway Energy'ks, siis tegelikult Gregil oli sinnamaani see enda nii-öelda see juhatuse osaluse positsioon on alles umbes 1% sellest ettevõttest ja tegelikult sinna alles 2022 aastal ta müüs selle 1% ettevõttest maha ja sai siis $870 miljonit. Peaaegu miljard. Jah, peaaegu seal miljard on ja sellest mingi osa ta ostis siis Berkshire Hathaway aktsiaid, mingi 168 tükki, et mille turuväärtus on hetkel kuskil seal $135 miljonit. Et ma ei tea, mis ta selle muu rahaga tegi, aga siin prognoositakse või arvatakse, et see Greg Abeli enda siuke net worth turuväärtus või rikkus on siis seal 500 kuni miljardi vahel. Aga vaadates muidugi tagasi nagu tema siukest karjääri kulgemist, et ütleme nii, et ta oli juba ammu siuke palgamiljonär anyway, et siin on välja toodud ka, et siin näiteks eelmine aasta
sai Craig palka Berkshire Hathaway'st $21 miljonit. Versus Buffett 100 000. jah, et päris suur käär on sees, ilmselt Buffett tunneb ennast halvasti. Solvus ja läks minema. Ja tundub nii, et noh, see siuke kuu peale ära jaotatud on $175 miljonit kuus, et noh, seal USAs selle summaga elad nagu väga ilusti ära, aga noh, kuna ta on nii pikalt seal ikkagist Berkshire Hathaway's olnud, et siis tal on vahepeal ka isegi suuremad siuksed laekumised olnud, et ka kus maksti boonuseid sinna 2016 oli siuke korralik aasta, kus ta sai $41 miljonit too aasta, et kuna noh, makstigi boonuseid välja, nii et jah, vaatame, kuidas Craig Berkshire'd juhtima hakkab, aga vastavalt Buffetti sõnadele, et ta ütles, et Craig on valmis. Et ta on nii-öelda Buffetti töövari olnud siin juba aastaid ja tegelikult noh, ta on nagu kõrvalt on ikkagist juba otsuseid nagu vastu võtnud ja ilmselt need otsused on nagu meeldinud Buffettile ja selle peale Buffett ütleski, et Craig on valmis, ta usaldab Craig'i ja ta on juba nii-öelda selle Berkshire Hathaway distsipliini ja kultuuriga nii-öelda kokku kasvanud. Jaa, et noh, nii palju siis nagu aktsionäride koosolekust, mis oli väga huvitav, väga emotsionaalne, lihtsalt ütleme lähiaastatel tõenäoliselt inimesi läheb sinna võib-olla vähem on ju, kui Buffett enam ei juhi, aga saame nagu näha, et kuidas siis Craig suudab seda asja nagu töös nagu hoida, aga noh, Meelis, me üritasime ka sinuga siis ju sellest reisist võimalikult palju kasu saada ühelt poolt nendest erinevatest konverentsidest ja koosolekutest, kus me käisime, aga no mitte ainult, et eks me siis käisime ju koha peal ringi ja mis meil silma hakkas, et kuidas siis Ameerika majandusel läheb? Esmapilgul ma ütleks, et riiulid olid kaupa täis. Jah, et Walmart oli esimene, kus me käisime ja ei olnud puudus midagi. Jah, et lihtsalt kuidagi need kõik pakendid ja need kogused, mis sa nagu koju saad endale osta, need on kõik nagu oluliselt suuremad ja kohati müüdagi nagu üksikult nagu kogust, et sa pead võtma kas 4 või 6 või 8 tükki korraga nagu, see oli siuke huvitav, et aga noh, ütleme need tollide mõju ei olnud veel Ameerikasse jõudnud, et see võib-olla see mõju tuleb natuke hiljem on ju, võib-olla mais, võib-olla juunis, et seda on nagu näha, aga tõesti, et tore on nagu alati USAs käies nagu, et sa näed neid kõiki brände, vaata, mis on börsidel, kõik need Starbucksid, kõik igasugused need Walmartid. No jaa, et Meelis on ju siin meie eetris varem ka ju rääkinud, et käisin Starbucksis ja maitisin nagu ja mina siin suur kohvisõber ei ole, aga siis maitisin siis ka ära on ju ja noh, tundub siis niimoodi, et saime vist viimasel hetkel tulema, muidu oleks sõltlaseks jäänud. Jah, et Tarmo jah, õnneks või kahjuks ei ole nagu kohvisõber, aga noh, tegelikult seal Starbucksis nad teevad ikkagist väga hea siukse kohvi ja alati, kui me seal käisime, noh, need on siuksed drive-in putkad nagu, et alati autod nagu on ees üsna palju. Oli järjekord nagu, ja et alati võtad seal väikse kuki veel kõrvale ja sul 15 taala nagu ongi jälle läinud, et siukse inimesi on päris palju, aga ütleme nagu investeerimisjuttude poole pealt ka, et kui me seal USAs juba oleme, siis tegelikult et nendest brändidest võib-olla aru saada, siis tuleb neid brändide vaata tooteid tarbida ja nii me natuke avastasime ka siukest retail shoppingu maailma. No, üks firma, aga sama, mis sa oled sinu rääkinud ja taksa ei kuku ja valik on suur, on siis DJ Maxx on ju, kus me siis käisime mitu korda. Ja täpselt, et Tarmo ei olnud ennem seal käinud, et siis ma näitasin, kuidas see kontseptsioon nagu töötab ja siis seal olime mingi tund-poolteist ja siis mingil hetkel nägin Tarmol oli, ma ei palju sul neid särke oli seal? Üle 10 natukene, aga noh, tossu riiuli juurest raskele ära tulla. Jah, et said siukse treasure hundi kogemuse seal DJ Maxxis kätte, et seal tõesti leiab neid diile, leiab neid brände, siuksed 10, 12, 15 alaga saad päris suures valikus igasuguseid ägedaid riideid, isegi see särk, mis mul täna on seljas, on Kinetic Stretch. Seda on näha, jah. Siuke väga mugav
triiksärk, aga mis on nagu veniv, et samamoodi võid kohe jõusaali minna, noh, ta on nagu ülihästi istub nagu kehasse. Ja noh, lisaks kõik need outletide poed, seal on kõik olemas, Nike'id, Under Armouri pood, kõik sükks brändid. No vähegi, mis üldse tuntud on ju, kõik on ühes kohas. Kõik on ühes kohas ja noh, seal tõesti seal Nike outleti lendad sisse, noh, poe ees on silt, et -50% täna. No vaatasin, et ta on Nike aktsia ka +6, et okei, räägivad, et siin Trumpi mõju, aga ma arvan, meie mõju ikkagi nüüd tuli välja. Jah, et sul vist enne olid ka on ju Nike'id. Ja, aga mitte see Nike Zoom X-i. Ja, täpselt, et nüüd Tarmol on uued, noh, ütleme, need on maratoni jooksutossud, et nii kui ma ütlesin, Tarmo, et sa pead neid jalga proovima, Zoom MX-id, ja nii kui Tarmo proovis neid, siis ta nagu põrkas seal poes, et no jaa, aga kui ma maksan nende eest nagu Eesti rahas 40 €, see on üle mõistuse soodne hind. Ja, et siin vahepeal ma olen vaadanud siin Sportlandis või sükestest Eesti poodides sellised Zoom MX jalanud on seal 200-300 € vahel, nii et noh, seal peab nagu samamoodi otsima ja leidma neid häid diile ja samamoodi noh, Under Armour, mis mulle väga meeldib, et noh, Eestis on hästi väike valik Under Armouri tooteid, noh, seal on ikkagi nii, et sa läheb poodi, sul on ühte tossu mudelit on nagu 10 erinevat värvi nagu ja et see teeb selle shoppamise seal ägedaks ja siis sa nagu saad nendest brändidest ka natuke paremini aru, noh, ütleme nii, et noh, muidugi see Nike'il ja Under Armouril ei ole nagu väga hästi läinud, vaadates aktsia hindu on ju, aga siiski ma ütleks, Nike mingi tossu valik on väga hea on ju, Under Armouril on seal omad nagu eelised, et kui nad suudaks nagu kuidagi aktsia ka ümber pöörata, siis oleks nagu üli super. Ja noh, ja üks ettevõte, mille teenuseid me kogu aeg kasutasime, kus me jätsime ikkagist mingi $200 vist sinna ripakile, oli Uber. et see oli kõige mugavam variant lihtsalt. Kõige mugavam, jah, siin muidugi osad Uberi juhid olid sellised, et kes sõitsid nii-öelda sul ette, tegid selle taguluugu esimene nendest nimi oli Viktor, aga rohkem teada ei saanudki. Ja et ta oli nagu robot seal autoroolis midagi rääkinud. Võtsime, et on juba robotaksi tuli. Jah, et tõstsime enda kohvrid ise sisse, võtsime ise luugi kinni on ju, siis ta vaatas ainult ekraanide pealt on ju. Ütlesime tere, midagi vastu ei vastanud. Jah, et aga noh, oli ka õnneks sõbralikumaid neid Uberi juhte. Jaa, no ütleme, me juba rääkisime, üks oli väga jutukas, küsis Eesti kohta väga palju ja Venemaa kohta ja kogu siin Põhjamaade kohta hästi jutukas naisterahvas oli, aga mul jäi väga meelde ka, mis oli väga emotsionaalne, oli üks üliõpilane, kes õppis ka majandust USAs ja noh, ma saan aru, et ta siis nagu, et lisateenida siis noh, töötas nagu Uberis ka, nii et kooli jaoks nagu raha saada. Ja siis kui ta kuulis, et noh, me oleme ka nagu investeerimisega seotud on ja siis oli elavnes kohe ja hakkas siis uurima siis erinevad aktsiaideid. Ja noh, siis Meelis rääkis talle loomulikult ka Uberist ja mina rääkisin Realty Income'ist ja ta läks nii ähmi täis, et pidi oma tagumise ratta alt ära sõitma. ei vaadanud enam kaukade peal. Jah. et aga jaa, see noh, ta tundus, et ta oligi just panka tööle läinud Wells Fargost rääkis ja sama nagu ala peale, kus noh, meie investeeringud, kogu see markets, et tahab nagu seal mingid eksamid ära teha ja siis kuidagi rääkisime investeeringutest ja noh, siis läks asi selleni, et ütleme investeeri sinna, mida sa tunned on ju ja tegelikult mulle Uber on, noh, meil endal Suure Peetril oli ka Uber sees ja Bill Ackman ostis seda Uberit ja siis ma ütlesin, et vaata, kuna sa ise töötad nii-öelda Uberis, sa ju näed seda siseelu, et võib-olla olekski hea koht nagu ka Uberisse investeerida või vähemalt alustada Uberist, et kuna sa tunned seda business ja see, kuidas see asi töötab ja ausalt öeldes see Uber on endalgi nii-öelda ostu nimekirjas, et on, kui ta siit nüüd üles välja murrab, et siis on, ma arvan, et see on päris tugev ostusignaal. Ja siis ühel hetkel saabus päev, kus me pidime Ameerikast vaikselt ju tagasi tulema hakkama ja see oli siis pühapäeval ja noh, ütleme siis tagasi natuke lihtsam, suure pagasiga saati õnneks otse nagu Eestisse, aga noh, siis me läksime Omahast, läksime Denverist läksime Frankfurti ja kui me jõudsime nagu Frankfurti, siis ütleme niimoodi, et investor peab lahtiste silmadega ringi käima, et siis avanes meile võimalus, kus meile pakuti raha
ja investeerimisjuttudele meeskonnale eurod meeldivad et siis pakuti reisi või selle lennukile mitte tulemise eest 250 eurot cash'is ja kuna korra vaatasime üksteisele rumalalt ma silma. kohe ei reageerinud, sest inimesi oli palju, on ju, keegi nagu ei reageerinud, mitu korda küsiti veel üle, oli juba muutud, ütleme siis nad muutsid seal natuke närviliseks juba, on ju, sest ennem ei saanud ka lennukile minna, et inimesi 2 tükki oli nagu üle ja siis 2 noormeest seal midagi veel rääksid, läksime küsima ja nad loobusid ja mõtlesin, et mis siis ikka, et tuleme 10 tundi hiljem. Jah, et kuna see oli ilus ilm oli, nagu täna, siuke päike paistis, väljas oli 15 kraadi ja Frankfurdi tornid seal kuskil paistsid, on ju, et miks mitte siis võtta see 250 eurot näkku peo peale sularaha ja tulla siis hoopis õhtuse lennuga. Ja siis me otsustasimegi, et võtame selle diili vastu, mõlemad saime Tarmoga 250 eurot kontole ja siis läksime Frankfurti linna peale, et tegime Döner Kebabi, väikse õlu, mis muuseas oli odavam kui siin Tallinnas on ju. Ja nägime Euroopa Keskpanga hoonet. Ja jalutasime seal pilvelõhkujate vahel, et kuna tegelikult oli siuke tööpäev on ju, et lõunaaeg ja ma isegi ühes kohas nägin, palju seal Frankfurtis umbes need lõunad maksavad, see oli kuskil 14 eurot oli seal. Ma vaatasin ka, et keskmine palk oli umbes 7000. Jah, et kui nagu konteksti panna, et 7000 versus 14, et see olegi mitte midagi. Odavam kui Eestis igal. Eestis on juba 10 või sinna kanti, et aga Eesti keskmine palk on siin, ütleme Tallinnas mingi 2000 natuke peale on ju, et päris suured kärid ja muidugi see Döner Kebab samamoodi ülisuur siuke kebab, väga värske mahlane, 10 eurot, et siin Tallinnas ma just nädalavahetusel võtsin ka ühe selle samasuguse kebabi, et see tuli umbes poole väiksema, hind oli sama. et jah, seal huvitav on jah see, et kuidagi välismaal käies tundub, et kõik on soodsam või parem diil. Kogused on igal suuremad. Ja kogused on ka suuremad, et ja ütleme selles mõttes, et Eesti kallis hinnatase on nagu pluss, kui käid välismaal. Seda küll. Aga siin kohapeal elades siis on kõik juba kallis ja halb on ju. Aga me käisime Jonkrudi peale kui ringi on ju ja austustes väga palju ehitatakse, väga palju on kraanasid, kesklinnas on väga palju uusi pankasid, pangahooned on palju juurde ehitatud ja mis mulle silma hakkas, et vähemalt Frankfurt oli hästi puhas ja hästi ilus. Jah, et siuke täiesti omamoodi vaibiga, et kuidagi võrreldes selle Omahaga, et siis Frankfurtis vaata oli hästi palju inimesi liikus, business käis, Omaha on nagu siuke hästi üsna madal linn, ta ei olegi nagu linn, nagu valgunud. Keskus on nii väikene. Et... jah, see keskus on nagu kord tehtud, seal on üks ilus park ja pargi ääres on nagu, seal arendatakse nagu mingisuguseid uusi elamuid ka ja üks siuke landmark, mis sinna kesklinna on just pooleli ehitamisel. No vaata, mis sulle meeldis silma hakkas, et terrasse ei ole üldse põhimõtteliselt nagu Omahas ja siis on nagu väga hea koha peal on supervaatega hoone, aga aknad on, ma ei tea, nii väikesed. Pilud aknad jah, et imelik, et miks nad nii teevad, et kas seal on see kuidagi see arhitekt ei tule selle peale, et võiks ju ilusad aknad ja suured. No vaade on sul hea, aga sa ei taha nagu seda vaadet nautida. Ja rõdusid ka tõesti ei olnud, et see on küll imelik nagu miks nii arvestades seda, et neil on suvi on pikem kui siin Eestis on ju, et ju siis neile meeldib pimedas toas istuda, kus on väiksed aknad, et jah. Aga ütleme siis, kui me jõudsime nüüd Eestisse tagasi ja siis natukene vaatasime, mis need siis finantsturud siin teevad ja tuleme siis tagasi, millal see oli Meelis, et umbes 6 aega tagasi või, et millal me siis ostsime neid indekseid, millal see suur langus oli, aprilli algus on ju. Kas ta oli vist, mis teine aprill ta hõikas välja selle nagu vabastamise on ju ja kuskil see aprilli alguses oli, et meil on natuke üle kuu vist läinud on ju. Jaa, täpselt 6 aega vist on, vaatan need põhjad olid kusjuures 7. aprill. Siis ongi 6 aega sisuliselt on ju. Jah, et kusjuures Taks tegi täna uue tipu just, et sisuliselt me vist jälle võime nagu ajaloos tagasi minna ja vaadata, et sellest nii-öelda Trumpi crashist on saanud kõige kiirem karuturg ja taastumine.
Ei no vaata, me ostsime ju 100 000 taksi, 100 000 SP500 ja 100 000 Nasdaqit on ju. Ja siin ei ole nüüd tänane tõus veel sees on ju, mis ütlesid, et taks tegi uue tipu on ju. Noh, ütleme, tund aega on turu avanemise enam-vähem aega. Nasdaq on täna eelturul +4 ja SP500 +3 on ju. Aga me reedese seisuga olime SP500-ga siin 15% plussis ja Nasdaq'iga 20 ja taksiga 23, et noh, põhimõtteliselt me oleme siis selle 300 000 pealt üle 60 000 kindlasti nagu plussist. Jah, et nii paratamatus ei ole, kas on õnn või mingi kogemus, know-how on ja siis me saime enda ostud tehtud selle korrektsiooni kõige põhjahindadega. No, see on 2 asja, me ennem vahetult müüsime, et siin läks 2 tehingut pihta, no läks nagu jah, mõnikord ikka läheb pihta päris hästi. Jah, et me ostsime on ju seda esmaspäeva Openiga, kus kohe oli saade ka ja need Open hinnad jäidki kõigi aegade lõuks. Jah, noh, praegu jah, lühjast on nagu hästi on ju, aga noh, Meelis on siin jälginud paari uut ideed ka ja ma saan aru, et Tesla on sulle meeldima hakanud ja mõned asjad veel, et võib-olla siis natuke räägid nendest. Ja, et kuna tõesti see turgudel see taastumine on olnud ikkagist nii kõva ja kõik need hirmud on ära kadunud ja tundub ka tänane siuke pommuudis ikkagist, et Hiina tollidega on mingisugune kokkuleppe sinna lauale jõudnud on ju, et sinna 90 päevaks juba USA ja Hiina alandasid enda tariife, et USA tõmbas selle 125% pealt 145% pealt 30 peale Hiina tariifid ja Hiina alandas 25 pealt 10% peale ja turud on nagu korralikult taastunud ja kui vaadata sihukest taastumist, ta on nagu veekujuline ja üldjuhul peale sihukest turgude korrektsiooni hakkab hästi palju aktsiates selliseid ilusaid tehnilisi setup tekkima, mida me olemegi nagu siiamaani oodanud. Ja üks selline ilus tehniline setup tekkis siis eelmine nädal Teslal, kus me soetasime endale positsiooni, kuna Tesla on sinna kõvasti nagu pihta saanud ja kui vaadata, siis Tesla on sinna üle mitme kuu on tegemas breakout'i ja sealt me võtsime positsiooni sisse. Et noh, Tesla on siuke suur liikuja, et me ei pruugi teda liiga kaua nagu hoida, aga Tesla on ennegi teinud siukse 3, 4, 50% liikumised siukse mõne kuuga või isegi mõnikord mõne nädalaga, siis see kutsus meid positsiooni avama. Et ühesõnaga me võtsime umbes 50 000 Teslat, siis üks uus positsioon, mis me võtsime, on ETF-is, see on DAV, see on siis blockchaini innovaatorid ETF, kus on sees erinevad aktsiad, ka MicroStrategy on üks suurimaid positsioone selle ETF-is ja miks me võtsime selles ETF-is positsiooni on puhtalt Bitcoini hinna pärast, et Bitcoini hind on üle 100 000 liikunud ja see on tekitanud ostuhuvi ka kõigis blockchaini aktsiates ja eelmine nädal me võtsime seda 25 000 eurost siin sisse neljapäeval ja mis veel võtsime? Ja siis on Okta. Okta on üks siuke, ma hakkasin mõtlema, et ta on cyber security ettevõte, ka mida mina iga päev kasutan, nii kui ma tööle tulen, hakkan sisse logima, siis teatud keskkonda on Okta verification nii-öelda, et väga hästi on töötanud ja me võtsime ka Oktas positsiooni sisse ja lisaks kui vaadata selliseid ettevõtte tulemusi, siis need ei ole üldse kehvad, et müügitulud on järjepidevalt kogu aeg kasvanud seal kuskil ütleme ligi 20% kanti ja EPS aktsia kohta ühesõnaga kasum on ka kogu aeg siin viimased kvartalid tõusutrennis olnud ja tehniliselt meile meeldib see Okta setup, et ta on kohe-kohe jõudmas oma uute tippude juurde. Ja Tesla oli vist üle 200 päeva libisõnu keskmisele murdis läbi on ju. Ja lihtsalt see setup
setup, et ta murdis nagu eelnevatest tippudest välja, et Tesla ta on tegelikult kaupleb allpool veel 200 libisevat keskmist, aga lihtsalt see setup on nagu nii ilus, et üldjuhul sellised setup'id on väga bullish ja ega me rohkem ei olegi võtnud, on ju, et 3 positsiooni hetkel ja need ETF-id töötavad praegu väga ilust, et lihtsalt üritame nendes kinni hoida ja mulle tundub, et noh, juba eelmine kord me rääkisime, et turg ei usu Donaldi nii-öelda seda bluffi ja isegi kui nüüd need tariifid nagu tõmmati vähemaks 90 päevaks, ma arvan, et need tariifid kokkuvõttes kukuvad veelgi vähemaks ja see nagu mingi kuuajane seisak, mis siin täna nagu oli, kus need tariifid olid nii-öelda seal üle 100%, siis ma arvan, et turg nagu hakkab seda sisse hinnastama, et see oligi nagu lühiajaline sihuke põnts ja alates nii-öelda tänasest ikkagi kaubad hakkavad aina rohkem ja rohkem liikuma ja isegi kui siin nii-öelda siin Q2 pärast tulevad erinevad ettevõtete tulemused, kus on nii-öelda mingisugused langused on näha, siis ma arvan, et turg nagu vaatab nendest üle ja hinnastab nii-öelda veelgi kaugemat tulevikku, et tõenäoliselt ma ei tea, me liigume sinna, kus Trumpi kriis on läbi. Saame näha, tundub natuke liiga hea, aga täna turud tõesti niimoodi on, et nad ei usu seda Trumpi bluffi, nagu sa ütlesid, on ju. Aga vaatan kella, on aeg minna siis meie järgmise punkti juurde ja kuulajate küsimused, et Mihkel on siin kirjutanud, et on meie suur fänn ja iga nädala kuulaja, teda huvitab selline ettevõte nagu Sofi Technologies ja tema kunagi ostis seda SPAC-ist ja on põhjast juurde ostnud, et ettevõte kasvab siin tempoga 30% aastas, on viimased 6 kvartalit kasumis olnud ja ületanud analüütikute ootuseid, aga kogu sektor on olnud löögi all, et mis meie sellest aktsiast arvame, et ma olen teile väga jälgida ja jõudnud seda, ma ei tea, kas sina Meelis oled vaadanud seda? No eks ma olen ise ka ikkagi silma peal hoidnud sellel ettevõttel, et noh, iseenesest ta on okei ettevõte, et EPS kasvab ilusti, müügitulud tõusutrendis, et eks ta on sihuke natuke turgude meelevallas, et üsna volatiilne aktsia, et võib-olla sellepärast, et seal fintech sektoris on päris palju konkurente ja ta ei ole nagu selline liideraktsia, aga ma ei välista, et kui turg on nagu tugev, et ta ikkagist mingil hetkel saab ka nii-öelda tagant tule sisse, et ma just eelmine nädal vaatasin, mis seal fintech sektoris on ikkagist siuksed liideraksjad, täna on siuke TAV Inc., mis on ka samuti siuke fintech ettevõte ja siin eelmine nädal ta ühe päevaga tõusis 40% tulemuste peale, et noh, seal hetkel on kõvemaid tegijaid, ma ütleks, turul. Kristoffer kirjutab, et temal on ka, ütleme siis autoaktsiad, et no ütleme siis see Norra transpordi ettevõte, et ja kuidas on võimalik, et ettevõte maksab 94% kasumist dividendina välja, suudab jätkuvalt jätkusuutlikult kasumlik olla ja ta küsib ka ütleme, et siin tollide mõju ja nii edasi ja et no miks aktsia, ütleme ettevõte maksab siis dividende ei osta samal ajal aktsiat tagasi, et noh, see, et kas maksta dividende ja osta aktsiat tagasi, noh see on iga ettevõtte finantsjuhi nagu otsustada, mis ta teeb, on ju, et maksukaalutlustel ja nii edasi on ju. Ta on ilmselt sektori spetsiifiline. Jaa, ma arvan, et see on soodsam lihtsalt nagu maksta, aga noh, see ei ole nagu midagi erilist, et selle sektori ettevõtted enamus oma kasumist välja maksavadki, nii et siin midagi erilist ei ole. Jah, et noh, ma lugesin ka seda eelmist aruannet neil, et noh, ettevõtte ise näeb küll, et kasumite kasvu ja nad ei näe ka mingisugust käibe ära kukkumist hetkel, et näevad suht samasugust kvartalit, mis oli eelmine, et ja noh, nüüd kui need tollid ka ära kaovad, et ma ei üldse välista, et see Hush Autol on väga hea lisamisvõimalus täna, et kuna need eelmine kord maksti noh, kvartaalselt yieldi 10%, et siis tõenäoliselt siin nüüd järgmine kvartal on midagi sarnast tulemas. Just, Allar kiidab ka saadet ja et väga mõnus kuulamine, ideed, argumendid, sissevaated, et on suur fänn, aitäh. Aga tema siis tõstab nagu sellise teema, mida meil varem pole olnud siin, et pump and dump skeemid on ju, et tema on siis
põhimõtteliselt noh, lugenud erinevad foorumeid ja asju ja siis hiljuti Instagramis siin jälgis ka mõningaid treidereid ja siis WhatsAppi grupis siis osad siis käidi välja siis selline aktsia idee seal nagu Jade Logistics ja ta muidugi guugeldas seda, aga väga, ütleme, ohumärke nagu ei läinud, aga noh, siis lõpuks ei läinud ikkagi väga hästi, et noh, mida siis arvata sellest nii-öelda pump ja dumpist, et noh, enne kui Meelis saab vastata, siis ma ütlen, et noh, mina sellist asju ei vaata üldse, et ma ikkagi noh, teiste juttu nagu ei kuula kunagi, et pead nagu ise oma otsuse tegema ja noh, ütleme jah, et need on kahtled asjad. Jah, ütleme nii, et võib-olla see ohumärk oli esmalt kohe see, et tegemist oli Hiina ettevõttega, siis tegemist oli microcap ettevõttega ja kui need kaks asja kõik kokku panna, et siis tollid veel kõik otsa. Jah, siis võibki nii juhtuda, et need Hiina ettevõtetega on ikka neid skämme nagu esinenud, aga mul ei ole liiga palju silma jäänud ka, et sellised asju tehakse, et noh, äkki tõesti, et see võis olla äkki mingi ka kokkusattumus, et kui aktsia nagu tükk aega enne tõusis, et siis tõesti võib-olla kuskil foorumites midagi seal suruti ja promoti, et kuna see aktsia avanes nagu käpiga kohe 90% allapoole, et siis jah, et kõik need, kes seal viimastel päevadel aktsiad ostsid, said kohe laksus sisse nagu, et 90%, et jah, seal pole midagi teha, et kui nii juhtub ja sisse jääd, et jah, et siis ongi sisuliselt rahast ilma mõneks ajaks, et siis tuleb otsus lihtsalt vastu võtta, kas hoida seda surnud positsiooni ja loota, et ta mingil hetkel tõuseb või siis lihtsalt kinni panna. Viimane küsimus, Jürgen ka kiidab saadet ja siis teda teeb natuke kurvaks, et tõenäoliselt me suvel teeme siis väikese puhkuse, et mida siis selle tunni ajaga peale hakata, mis varem on nagu investeerimisjutte saanud kuulata, no eks siis saab vanu episoode nagu kuulata ja me kindlasti plaanime sellist hooaja lõpu üritust ka, on ju, et me saime mõned kingitused ka oma ahast kaasa, on ju, et siis parimatele anname need raamatud tõenäoliselt, võib-olla midagi veel, on ju, aga seda noh, tulevikus, aga ta mainib, et me oleme varem ka maininud seda, et tuleks osta nagu ebapopulaarseid sektoreid ja et noh, täna pigem on siis nagu naftafirmad need ja et Buffett on ostnud siin Occidental Petroleumit ja nii edasi ja siis ta küsib, et mis meie arvame nendest naftaettevõtetest, mis võiks olla nagu perspektiivikamad ja kui ETF nagu osta, et kas osta siis nagu euros või dollaris, et dollar on täna nagu atraktiivsem, et siis võidaks tulevikus võib-olla kursitõusust ka, et noh, ütlen nii palju ära, et no vahet pole, mis valuutas sa neid noh, ETF ostad, kas dollaris või euros, et kui on oluline, mis alusvara on, et noh, kui sa ostad nagu naftafirmasid ja need on USA omad, siis noh, ütleme siis need lihtsalt päeva lõpus nagunii kursina arvutatakse euro ETF-is ka nagu ümber, et noh, need ETF on väga palju, et lihtsalt ma soovitaks siis keskenduda mitte nagu nafta hinnale, aga ütleme siis juhtivatele naftaettevõtetele ja siis teine asi see, et kulud oleks nagu mõistlikumad, on ju. Aga no üksikute nimede osas, noh, siin peab igaüks siis oma kodutöö ise ära tegema, on ju. Jah, ma arvan, et see üksikuid nimesid on noh, väga keeruline valida, et aga noh, suures pildis on ju nafta on ju näitab nõrka majandust ja täna noh, aktsia on nõrk, see tähendab, et ikkagist majandus sükse jahenemise märgid on siin. No viimane nädal ta nüüd tõusis on ja võib-olla nüüd Hiina elavnemine võib natuke aitama hakata. Ja eks noh, hirmu on turul palju on ju, et noh, kõigepealt see Trumpi teema on ju, Trump noh, näeb ikkagist, et nii-öelda, et drill, baby drill, et nii palju, kui nad ise suudavad naftat nii-öelda pumbata, et seda inflatsiooni nagu võimalikult alla saada, et siis on vaja odavat nagu nafta hinda ja me ei tea, mis diili Trump ikkagist nende saudidega sai, seepärast, et huvitav on see, et nafta hind on päris all, aga saudid keeravad tootmist peale, on ju, et me kunagi ei tea tagatoas, mis seal nagu kokku lepiti, mis diilid seal tulid. Noh, seal on kaks asja, ma arvan, et saaks nagu inflatsiooni allapoole teiselt poolt, et saaks ka Venemaad nagu survestada, on ju, mitu asja koos. Jah, aga noh, saudidel on Venemaaga väga head suhted, on ju, et ilmselt mingisugune diil Trumpi ja saudide vahel ikkagist nagu sõlmiti, seda keegi ei tea, võib-olla kunagi see tuleb välja, on ju, aga noh, nafta on niisugune keeruline sektor, et võib-olla
ma ei soovita ajada liiga keeruliseks endal portfelli, et hoia seda võimalikult lihtne, hoia siuksed üldised instrumendid sees, kui tekib mingisugune kiire paanika või midagi, et siis omad ikkagist oma portfellist enam-vähem ülevaadet, aga ja pigem sa mõtle, et kas sa soovid omada nii-öelda sihukest üldist naftasektori indeksit, kus on nii-öelda naftaaktsiad, neid on erinevaid, näiteks on iShares Stocks Europe 600 Oil and Gas UCIT ETF või siis USA poole kaldu S&P 500 Energy sektor UCIT ETF, need on ETF-id, mis koosnevad siis nafta ettevõtete aktsiatest, aga sul on võimalus osta ka täiesti nii-öelda seda crude oili otsa nafta futuuridel põhinevat ETF-i, nii et teha nii-öelda panus, ütleme, selle nafta hinnale otse. Jah, see on lihtsalt väga riskantne ja pikaajalist investeerimiseks sobis, et futuure rullitakse üle ja siis sa kaotad nagu väärtust, aga lühiajalise panustamiseks on ju variant on ju. Aga vaatan nüüd Meelis kella, meil pole tükk aega nii pikalt saadet olnud, tõmbame siis tänaseks otsad kokku, ma loodan, et nädala pärast on hääl ka taastunud ja siis saame edasi rääkida. Ja, et kindlasti tuleb põnev nädal, et olge siis turgudel ettevaatlikud, et pead pööritavad tõusud, tõusudega on turg alustamas see nädal, et ma arvan, et ega siin see eufooria kipub lõppema ka õige pea. Jah, eks paistab siis järgmine nädal, aga kõike paremat ja kuulmiseni. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool. Aga mis see evidentide on? Ei teagi niimoodi vahe praegu öelda. Ma ei tea. No suu, pane ära nüüd. Pane ära toru. Ciao. Ciao.